tere! Tänase saate võiks mõtteliselt jagada pooleks. Esimene pool on kodamajast ja teine disainiööst. Me tegime 2 hooaega tagasi saate kodamajast. Käisime Harkus ja seal oli koda väljas. Seal oli tseh, kus tehti seda koda ja teie kontor oli ju samamoodi seal. Ja, see on arhitekti tavatööst selles mõttes erinev, et me asusime kohe nii-öelda toote tsehhi tööle. Ehk me tegelikult tegelesime toote produktsiooniga või siis toote disainiga. Ja toote disaini üks põhiküsimus on see, et sa pead prototüüpima ja tegema tehasest tükke valmis ja katsetama, sest muidu sa ei tea, mis ta päriselt teeb. Nii et me oleme seal 3 aastat nüüd tehase kõrval olnud ja praegu, kui sai valmis esimene Tallinna kesklinna küla, siis me nüüd on peaaegu moraalne kohustus ise siin sees olla ja tunda, kas see on hea või halb. Aga see praegune esialgne tunne on hea? Esialgne tunne on väga hea. Ja mille poolest on oluline, mida me ikka kartsime natukene, on see, et tõesti on hea akustika. Ehk kui uks lahti teha, see on automüra või väljas ei saa rääkida, paned ukse kinni ja sa istud nagu kinnise klaasi taga niimoodi, et see müra üldse ei sega. Ja teine asi on see, et kas see kliimaseade ikkagi töötab, et me töötame siin 5 sees ja kas see on piisav. Ja tõesti see on praegu õnnestunud nii, et see kliimaseade ei kuivata õhku, siin on värske õhk ja ta ka jahutab. Üldiselt ta töötab korralikult. Sest tol korral oli juttu sellest, et hea mõte oleks, kui on mingi plats Tallinna linnas, kus on loomulikult esimene kosilane Europark või parkla, et siis sinna panna niisugune väike küla üles. See on nüüd, kas see ongi see esimene küla, mida te mõtlesitegi? Ja see nüüd on esimene küla. Ja me hakkasime kuna see koda on selline liigutatav, siis muidugi kui asi on liigutatav, siis tekib mõte, et seda saab ju igale poole panna ja siis ongi kiire küsimus, et ta võiks ju võimalikult heas kohas olla ja linnas on võimalikke häid kohti on palju ja kesklinnas. Ja siis nagu me olemegi siin praegu rõõmsalt selle parklaga ennast jaganud, et siin nagu tee poole oleme meie oma kodadega ja siis tagapool on ikka parkla suures osas, nii et tegelikult saab ka 1 krundi peal koos eksisteerida. Aga ikkagi see küla on ajutine või? Ja see küla siin on kindlasti ajutine. See on ajutise ehitusloaga ja mõte on ikkagi see, et see krundi omanik oli nõus lahkesti katsetama meiega, aga juhul, kui ta saab valmis oma planeeringud ja projektid ja tahab siia ehitada ise oma maja, siis ta teatab meile ette ja me viime need kodad järgmisele krundile, kus on veel tühi. Aga need maailmavallutuslikud plaanid, kuidas nendega on läinud? Ma ei mäleta, mida me rääkisime 2 aastat tagasi, aga ka siis oli jutt, et me tahame Eestis kõigepealt ära testida, sest väga kulukas on käia kruvikeerajaga näiteks Inglismaal koda parandamas. Et me saame siin ära testida ja siis on see ikkagi mõeldud see koda ikkagi kõigile või vähemalt Euroopas kindlasti. Ja praegu me see etapp ongi, et siin me testime nagu lõppstaadiumis, et kuidas see kõik hästi töötab ja samal ajal teeme kõvasti tööd ja meil on mitu nii-öelda projekti tegemist Rootsis, Norras, Inglismaal, Hollandis ja Hispaanias.
praegu käib disainiöö ürituste sari. Kõrval on Eesti Disainerite Liit saanud ka ühe koja endale. Ja Disainerite Liiduga juhtus lihtsalt nii, et see maja, kus nad olid kesklinnas, et see läks müüki või omanikuvahetusse ja nad lihtsalt pidid sealt ära tulema. Ja ennem kui nad ei leia sellist väga head kohta, siis tundub, et see oleks nagu sobilik meile mõlemile, et nemad saavad siin lisada meie disainitud majale Eesti disaini sisse ja me oleme proovinud kogu aeg siin koda sees ka erinevaid Eesti disaine, et nagu sellega lisada nii-öelda sellele maja disainile väga head Eesti disaini, mida on palju. Aga ülejäänud külamajad, mis nendega saab, kes seal on? Meil on praegu kokku 7, ehk siis Disainerite Liit, siis meil on oma arhitektuuribüroo ja 5 tükki jääb üle, mis on siis kohe-kohe lähevad katsetusse siis hotellidena, et niimoodi, et ilmselt oktoobrikuust kuskil saab broneerida endale siia toa ja on selline nii-öelda hotelli ja Airbnb ehk kodumajutuse vaheline võimalus või näiteks lastega peredele saab magada 4, isegi 5 inimest siin erinevalt hotellitoast ja üldse selline natuke erandlik situatsioon, et sa oled keset linna nagu oma majas, et see ei ole tuba, et see on oma maja keset linna, et selline loodame rohket hulka külastajaid. Disainiöö festivali kutsus ellu Eesti Disainerite Liit ja 12 aastaga on suudetud Eesti disaini nii nähtavamaks teha kui ka inimestele lähemale tuua. Kuigi me disainereid väga palju nägupidi ei tunne, nende loodut kasutame aga iga päev. Seekordse disainiöö epitsenter on Noblessneris ja põnevat vaatamist, uurimist jätkub siin küllaga. Disainiöö kodulehel saate juba pärast saadet väikese kodutöö ära teha ja homse-ülehomse disainikallakuga nädalalõppu tegemised välja valida. Ilus nimi Disainiöö, tegelikult on see suisa 7 ööd ja praegu on reede. Enamus disainiööst on läbi, siiski on midagi veel tulemas, räägime sellest, mis olnud on. Disainiöö läks sõna otseses mõttes pauguga lahti siin Noblessneris ja paugu autor oli Raul Kurvits oma performance'iga. Vana performance'imeister siis tegi videoinstallatsiooni ja väikse esitluse oma lemmikteemal, mis on Stalker ja kandis nime Tsoon. Et see andis siukse võib-olla natuke poeetilisema sellise sissejuhatuse disainiööle, mis siiski ju tahaks katta mitut valdkonda, mitte ainult kultuuri, vaid ka siukest majanduslikku mõtlevat poolt. Nii et alguse sai siis performance'iga, aga juba on üle linna erinevaid üritusi, meil on ju palju satelliite ja iga päev siis on kas mingi töötuba, disainimõtlemise töötuba oli siin ja Solarises on mitmed üritused, eeloksjoni soendus, oksjoni näitus, seal on käinud disainerid rääkimas, kuna enne disainiööd tehti selline väike videofilmikene ja küsiti erinevate disainerite käest nende arvamust erinevate disaini probleemide kohta ja nad tutvustasid ennast, sest et tegelikult on disainerid ju suhteliselt tundmatud näopoolest. Kõik muusikud ja näitlejad on näopoolest tuttavad ja siin me istume selle tõttu sellisel näitusel, mis ongi disainerite näoraamat, kus on võimalik tutvuda 60 disaineriga ja nende portreega ja nende tähtsamate teostega. Nii et siin Noblessneris on lahti läinud 20 näitust, traditsiooniliselt on siin kõrvuti erinevad disainikoolid ja mitte ainult kõrgkoolid, nagu Kilgetest on kuulda, on siin ka nagu mudilasi ja keskkooli õpilasi, ka nemad näitavad, kuidas siis ühest ideest võiks toode saada, näiteks siis on nad teinud sokikavandeid, mida suva lahkesti on siis valmis teinud. Ja siin on töötoad mesilaste teemaga seoses, linnamesilaste teemal palju sõna võetud
kas siis tulevad mesilastarud Tallinna linna või? No miks ei tule, me oleme omal tellinud oma tulevasele disainimajale. Ennem püüame hoolikalt lugeda neid uudiseid, kui palju elanikke on saanud nõelata mesilastega, olla kindlad, et meil allergikuid ei ole. Aga jah, me võime näerda küll, aga põllud on väetatud ja mesilastel peab aitama kolida. Nii et üllatus, disainerid tegelevad ka sellega. Ja siin on üldse palju selliseid näitusi, mis viitavad siis nagu uuenenud trendidele disainis, et Pärnu maantee galeriis, disainigaleriis saab näha traditsioonilist disaini, nii-öelda ma kutsun neid maasoolaks, on siis Simo Heikkila elav klassik Soomest ja Toivo Raidmets, et kui mõnel maal selliseid mehi ei ole, siis nüüd peaks välja mõtlema sellepärast, et nemad on nii juurde ja teevad sellist nii-öelda väga algupärast ja minimalistlikku ja funktsionaalset keskkonnasõbralikku disaini. Siis on tekkinud palju uusi arusid, jah, targad tekstiilid on olnud see aasta fookuses väga tugevalt, et näidata, kuidas rõivastega saab inimesi küll ravida ja küll hoiatada ohtude eest. Vananemine, puudega inimesed, lapsed, et need on kõik need sihtrühmad, millele need disainerid võiksid ja peaksid veel rohkem tähelepanu pöörama, et aidata ka nende elu teha mugavamaks ja paremaks. Kas on üldse mõni valdkond, kuhu disain oma nina sisse pole pistnud? No aga mõtle ise, kui sa istud kodus, kas sa oskad sealt leida mõne objekti, mida disaineri käsi pole puudutanud? Küsimus on lihtsalt, et kas see on andekas käsi või mitte andekas käsi. Et tegelikult ju meie keskkonna loojad ongi disainerid ja meie kui need tarbijad peaksime aina rohkem ju kaasa rääkima. Sellepärast, et meile tehakse, see tähendab, meie arvamus on väga tähtis ja tihtipeale see unustatakse ära, et alati peab andma tagasisidet ja tark disainer alati kaasab juba tootearendusprotsessis juba tulevase kliendi, et teatud asju koos siis lähteülesande juba läbi rääkida. Kodamajad merepuieste ääres, seal olete kodaarhitektidega kõrvuti ja Ülar Mark ütles, et ongi väga hea, et kõrval boksist muudkui tuleb häid ideid. Vaat see ongi see üks eesmärk, et erinevad distsipliinid hakkaksid lähenema, et siin disainiseminaril ka ühe taanlase teema oligi multidistsiplinaarsus, et see edu peitubki selles, kui disain ja kunstiloome esteetika on inseneeriaga ja teadusega koos ja kui veel ärimehed ka sinna taha saab, et siis saab niisuguse toreda koosluse sellest, et Ülar Margi jutu järgi ka ta tundis endas ära korraga disaineri ja tegi täpselt läbi selle protsessi, mida ta ka arhitektina ei olnud praktiseerinud, just see, et ta sai testida. Arhitekt ei saa testida, ma teen maja valmis ja vaatan, kui mugavalt siis toimib või funktsionaalsena on, aga seda sisustust ja mööblit disainides ta tegi palju muudatusi, kui ta ise määras lõpuks oma katsetuste tagajärjel kas redeli kõrguse või istme kõrguse, et minust on see väga tore tendents ja sellist koostööd peaks arhitektidega rohkem veel tegema, inseneridega, teadlastega samamoodi. Kui me nüüd keerame ikkagi disainiöö peale tagasi, siis laupäev ja pühapäev on veel disainiöö üritused. Kuhu soovitad minna? No kõigepealt tulge peredega vaatama seda Noblessneri allveelaeva tehast, mis loodi siis tõesti Noblessneri onupoja ja Vene teadlase poolt ja sai nimeks Nobelist ja Lessnerist tuli Noblessner, et see katedraal, nii-öelda laevalgustega katedraal läheb ju nüüd kinni rekonstrueerimisse ja kui palju siit alles jääb ja neid venekeelseid loosungeid te kindlasti enam uues väljaandes ei näe, et kõigepealt seda tsaariaegset pärandit näha, puidust põrand valvelaeva tehases, suht üllatav, ja siis seda nõukaaegset aktsenti veel siia juurde näha. Lisaks siin on üldse tore, kuna see on niisugune kena mereäär siin, et ja lisaks on laupäev-pühapäeval siin niisugune elav liiklus selles mõttes, et siin on disainitänav. Kalamaja liiklusest ma ei oska midagi öelda, sellepärast, et meil on kõrged külalised teatavasti, aga siin on üle 100 disaini väikeettevõtte näitavad ja müüvad oma tooteid ja mitte ainult Eestist, vaid külalisi on ka mujalt.
ja on ka palju lastele mõeldud töötubasid, nii et mesilaste teema on jõus ja saab vist meekooki küpsetada või teha ja linnamesinikud siin räägivad ja tehakse siin, lapsed teevad helkureid ja eraldi on lastele tei majakene püstitatud, kus siis on ka, ütleme, soem ja et lapsed ei külmetaks siin. Ma sain aru, et disainiöö on üle linna lahti lastud. Põhikeskus on siin Noblessneris. Kõik need eelmised aastad, kui disainiöö on olnud, kus te olete olnud ennem? No meil on olnudki eesmärk, nagu öelda, pioneerida selliseid vanu hooneid mingi arhitektuurse väärtusega ja sinna siis oma staap teha. Et me olime ju Kultuurikatlas ikka mitu aastat enne, kui see rekonstrueerimiseks läks ja küll ei jõutud ka ära imestada selle vahva autentsuse üle. Ja Rotermannis enne, kui läksid kõik need hooned remonti, panime aga plekkämbri moeshow ajal põrandale ja siis selle vihma tilkumine lihtsalt andis üks mõnusat heliefekti juurde. Kõik need mõnusad hooned sealt, elevaatorid ja kõik on nüüd saanud uue sisu ja linnahalli me kahjuks ei saanud. Päästeamet sõnaga demonstreeris oma korrektset riigimehelikkust ja lihtsalt meid ei lubanud sinna, aga oleks tahtnud ka seda enne rekonstruktsiooni siis täita disainiga ja kui nüüd Noblessner ka läheb remonti, siis ma ei teagi, kus me saaksime suurejoonelist üritust järgmine aasta teha. See olekski olnud minu küsimusi järgmine, et kus kavatsed teha? Tahaks teha Kultuurikatlas, aga ütlen kohe otse välja, et see jääb väikseks. Meil on nii palju näitusi tulemas ja on disainiauhindade aasta ja järgmise aasta teema on Human Cities. Tuleb palju partnereid välismaalt, kes demonstreerivad, kuidas üks inimlik linn toimib ja välja näeb. Kuidas praegu tundub, kas Tallinna linn on inimlik linn? Õnneks on Tallinna linn mastaabilt väike, mis teeb ta iseenesest inimlikuks, ilma et linnapead peaksid sellele midagi kaasa aitama. Aga ei saa mainimata jätta, et ühistransport kindlasti on üks humaanne žest. Ja me oleme oma projektides palju tegelenud selle ligipääsetavuse probleemiga. Aga kuna meil on partneriteks olnud linna erinevad osakonnad, siis on näha huvi selle vastu ja juba töötab ka linna juures spetsiaalne siis tiim inimesi, kes kontrollivad ehitusprojekte. Et ligipääsetavus ei ole ju ainult see, et ratastooliga sa saaksid üle ukseläve. Ligipääsetavus on ju ka see, et sildid, viidad oleksid loetavad mitmes keeles või vahel kahes keeles. Majanumbrid oleks loetavad, et pead aknast välja upitades sa avariid ei tee, kui tahad teada mingi maja juurde sõites, kus midagi asub. Nii et siin selles mõttes on linnas kasvuruumi veel just selle kõikide inimgruppide arvestamisega ja et ligipääsetavus oleks tagatud kõigile. Ja disaineritele on tööd oi kui palju? Disaineritele on tööd kui palju sellest eelkõneletud projektist Tallinn for All. Me kaasasime tudengid Eestist ja Prantsusmaalt ja tudengitiim, kes viis läbi muudatused ühistranspordis, kui te märkate, et nüüd me saame näha, mis peatuses me maha astume, et peatustesse on tekkinud nimed, korralikult trammi ja trollibussi kaardid. Ühistransport on kõik läbi struktureeritud ja läbi kujundatud, mitte üle kujundatud. Ja nad on loonud ekstra selle jaoks oma meeskonna, nii et see tudengite grupp on juba firmaks kasvanud ja assisteerib siis transpordiosakonda juba täiega ja nii tore oleks, kui mõnest järgmisest pilootprojektist kasvaks välja teisi üksusi, kes aitaks avalikku elu ja linnasektorit ja sellega kaaskodanike siis siin linnas ennast paremini tunda. Aga selleks kõigeks disaineritele jõudu, edu ja kohtume järgmisel disainiööl. Aitäh, Lea! Ja nüüd on saade jõudnud sinnamaale, kus kõigepealt räägime eelmise saate küsimusest ehk küsiti, milliseid paviljone Veneetsia biennaalil ühendas Salto arhitektide installatsioon. Loogiline, see oli Saksamaa ja Venemaa. Vastajad
vali välja, kes võidab raamatu. Ja võitja on Kati Nõmmik. Palju õnne, Kati Nõmmik. Võtan kindlasti ühendust auhinna kättesaamise asjus, aga ega siis see saade ei jää ka ilma küsimuseta. Palun. Ja küsimus selline, kus toimus esimene disainiöö ja mis aastal? Kellel see vastus teada, saatke meil ära meiliaadressile majadaja@tallinnatv.eu ja tehke seda palun 1,5 nädala jooksul. Selle kõigega on meie tänane saade läbi. Homme-ülehomme olete kutsutud Noblesterisse nautima veel viimseid disainiöid ja kohtume 2 nädala pärast.